No nii, tere tulemast vaatama meie Audide ajaloo erisaadet, kus avame kapoti Audide kohale ja uurime, mis seal tegelikult peidus on. Täna ei räägime ainult uhiuutest e-tronidest või mis iganes uutest autodest, vaid läheme sügavuti Audide ajaloosse. Ja tegelikult see tekkis meil sellest, minu arust see tekkis meil sellest naljast, et mina räägin kogu aeg, et Audi 100 ja Audi 100 ja siis tuleb välja, et on veel 200 ja V8 ja ühesõnaga seal on veel väga palju Audisid ja tuleb välja, et Audidel on nagu väga ilus suur ajalugu, et mind hakkas huvitama. Ma kujutan ette, et tegelikult on inimesi veel, kes tahavad teada ja siis ma mõtlesin, et võtame oma pundi kokku. Meil on siin väga head Audi fanaatikud, et saame nendest rääkida. Et eriti me käisime just Võrdil ka ju selle S6 plussiga siis on ju. No võt näed jälle mingisugune kombinatsioon, et kõik need asjad kokku, et noh, ma ei tea, mina tahaks küll teada, et kus see 4 rõngast alguse on saanud, nagu väike olümpia. Põhimõtteliselt jah. No 4 rõngast tuleb sellest lihtsast asjast, et oli 4 firmat, kes tootis tsikleid toona, kes tootis siis juba autosid ja need siis ühinesid. Aga Audi ajalugu või ütleme siis kõige esimene selle 4 rõnga ettevõtte sündis lausa aastal 1909 juba, kui siis August Horch nimeline mees asutas siis firma ja kusjuures ta oli siis Daimler või ütleme siis Karl Benzi ehk siis tänase Mercedes-Benzi, ta oli siis selle autotehnik ja tegi siis oma ettevõtte ja siis muidugi kahjuks juba järgmisel aastal läksid nad seal omavahel vastloodud ettevõttes juhatuses tülli ja ta ise siis peksti sealt välja. Yeah. Nii et ta on tegelikult üldse Mercedes-Benzi alguses olnud. Seal ta oli töötaja. Seal ta oli töötaja. Aga siis lõid ühe teise vennaga koos, tegid oma autofirma. Aga siis, kui ta minema löödi, ega siis ta pikalt ka istuma ei jäänud, tegi ise uue firma. Kasutas sama nime, enda perekonna nime. Aga kuna nii-öelda ärinime õigused olid jäänud sinna vanasse firmasse, siis pidi ta selle ära muutma. Et seal tuli tal poeg tuli appi, et aga kasutame sama sõna, aga ladina keeles lihtsalt, et sõnaks oli siis kuula. Kuulma ja siis ladina keelest Audi. Ja saksa keeles Horch. Ikkagi tähendas tema enda nime, aga lihtsalt niimoodi. Niimoodi Audi tekkis. Aga need 4 rõngast, kuidas see nagu logo, mida see sümboliseerib siis? 4 ühendunud seda ettevõtet oli DKV, Horch, Wanderer ja Audi. Ja siis oligi Audi, oli eraldi veel firma. Ja siis moodustus Auto Union. No võt siis. Aga müüdi edasi ikkagi nii Auto Union kui ka neid eraldiseisvaid automarke, aga lihtsalt tegutseti juba ühise katusel, nii nagu tänapäeval enamus autoettevõtted töötavad. Ja seal oli veel see lugu, et ühel firmal, mis siis ühines, nimi oli DKV, 2 V-ga siis DKV, ja neil oli tegelikult valmis auto olemas, mis oli siis DKV F102 nimekandis. Ja siis oli see ühinemise periood parasjagu. Ja siis sooviti tulla seal lugeda siit-sealt, siis oli üsna kiire neil nagu selle mingi tutvustamisega, mingi näitus oli kuskil tulemas. Uut mudelit oli vaja. Ja kuna DKV-l oli see olemas, siis see presenteeriti müüki justkui ainult Audi. Ehk siis esimene Audi oligi Audi, ilma nii-öelda tänapäevast teadmat, nagu täna oleme harjunud, et sul on Dodge Challenger, Audi S6, nii edasi, et tal mudeli nime ei olnudki. Kas see oli veel puuratastega siis? Ei olnud, see oli täitsa valmis auto ja neid oli kõrgsurve bensiinimootor. Kusjuures Mersu mootorid olid esimesed veel, mida kasutati. M118 äkki või? Kas tal oli siis käpp sees veel seal, et nagu
eks tehti koostööd siit ja sealt, et täna on ilmselt lihtsam neid mingeid automootoreid isegi arendada, eks on ju, ja nii edasi, aga ka toona see automootorite ja kõige muu tehnika arendamine, valamine, see oli ikkagi... See kogu tootmine oli ikkagi pigem keerulisem. Pigem oluliselt keerulisem. Vot, ja siis oligi edasi, sealt tulid siis, hakati mudeli nimesid andma nagu hobujõudude järgi, et tulid Audi 80, Audi Super 90 ja siis lahjemaid versioone oli ka, oli Audi 60. Olid esimesed. 62. Ühesõnaga hobujõudude järgi, millega pärast arvati, et nii on hea lihtne meeles pidada. Jah, et mis millega tegu on. Ja sealt siis tulid, aastaid hiljem tulid siis... Vahepeal oli ka veel selline periood, kus see oli vist äkki 1958, kus tegelikult Mercedes-Benz või õigemini siis Daimler-Benz omandas selle 4 rõngast mõneks ajaks. Nii et põhimõtteliselt Audi eellane on kuulunud Mersu tehase alla. Aha. Segane saatus on ju. Ja täna me teame, et see kõik kuulub ju siis Volkswagen Gruppi lausa. Et see, kus on veel Scania, MAN, Bentley, Porsche, Audi ja igasuguseid muid asju veel. Just. Ducati näiteks. Aga millal neid nagu legendaarseid asju hakati tootma? Et lähme sinna nagu maguse osani, siis ma ei tea, mis seal vahepeale jäi, et No täna tegelikult on juba sellised pillid nagu, mida me seal Vörtis nägime ja mille peale mul jäi karp lahti, Audi 100 LS. Ma ei näinud küll ühtegi Audi 100 Coupé S-i seal, aga ma ei imesta, kui neid oli ka kuskil seal. Ja Audi 100 Coupé S on nüüd, ütleme siis aastaid hiljem, kui tehti A7, siis tegelikult Audi A7 disain baseerub siis sellel Audi 100 Coupé S-il, mis on tohutult ilusa katusejoon on sama. Ja katusejoon on sama, et hästi ilusa kujuga ja tolle aasta pille veel on üks väga huvitav lahendus, tehniline lahendus oli, mida seal toona erinevaid igalt pool katsetati, oli siis see, et pidurikettad ja supportid ei asunud mitte siis nagu ratta sees, vaid keset pool telge ees. Ehk siis pidurdusjõudu oli 1 000 000 korda rohkem, kui need mootorid üldse kunagi toona jõudsid nii-öelda vedada. See lahendus tegelikult oli juba olemas sellel samal Audil. Oota, mis pidurid olid keskel? Pidurid on käigukasti kõrval. Käigukasti kõrval kohe, jah. Mitte ei ole rataste sees, nii-öelda. Vahetamine võis lõbus olla? Ilmselt küll, jah. Ilmselt toonaga mootorivahetus oli märksa lihtsam töö, kui see mõnel autol tänapäeva lõhufiltri vahetus. Ei, sinna mahtus ju, vaatad neid väikeseid autosid, mis toona oli, sinna said mitmekesi juba ümber minna ja maha tõsta selle. Ilmselt oli seal piisavalt ruumi ümber. Oota, aga räägin, et nii, lähmegi need Audi 100 juurde. Palju neid 100-sid nüüd on siis nagu erinevaid? Mulle tundub nagu, ma räägiks mingist tähestikust A, B, C, D. Siis... Laias laastus küll. Audi on nüüd mingist ajast alates siis oma generatsioonid nagu niimoodi paika pannud, et olid siis B-kered, mis olid siuke väike keskklassi auto, siis olid C-kere, mis oli juba suurem ja siis sealt hakkasid olid B2 oli kõige, B1 oli, siis oli B2 ehk siis need on siis Audi fanaatikud kindlasti teavad nimetusega, hüüdnimega kuubikud ehk siis reeglina siuksed kupeekered ja vanad olid kõik väga kandilised. Siin me räägime nüüd perioodist siis juba tegelikult 80-ndad on ju. 79 hakkas pihta. Ja seal siis sellest saad välja lõigata. Sellest tuleb mingi see... Audi 100 on sinna nii-öelda C-kerede alla minev, siis nii-öelda suur keskklass. Suur keskklass, jah. Ja neid oli siis C2, C3 ja nüüd on siin taga on meil C4, siis tulevad C5, C6, C7, C8 ja ma ei tea, kas C9 ka juba on. Ma juba kadusin ära kuskile. Et läks niipidi nagu lappesse. Et see on lihtsalt kui uus mudel tuli, siis tuli ka uus number järgi. See jäi samaks, aga number seal taga. Ja nüüd siis Audi 100-del oligi siis niimoodi, et oli 100 C2. C1 oli ka, hakkaski samamoodi C1, C2, C3 on ju ja nii edasi. Ja siis nüüd see,
kui need eelmised C1 ja C2, need on ikkagi sellised, et noh, sa saad aru, et ta on ikkagi mingist teisest ajastust. See on ikkagi vana auto. Jah, aga nüüd C3 peal siis, ja siis ei olnud veel 200 C1, C2 kere peal, aga ju siis C3 kere peal nad siis mõtlesid, et meil on vaja nüüd mingeid selliseid ökonoomseid pille, meil on vaja mingeid diisleid ja siis hakkas juba tulema 80-ndatel oli siis Audiga seal motorspordis juba hästi palju sees. Tänu siis B-rühma autodele, mine tea, võib-olla sealt poolt tuligi siis mingisugune B2 näiteks nomenklatuuri, noh, seda ei oska öelda. B-kered olid enne. B-kered olid enne, jah, okei. See oli enne rallisse minekut. Just. Ja siis ühesõnaga sealt siis tulid nüüd 100 erinevate mudelitega seal 1,8 kuni siis mingite diisliteni välja. Ja siis tehti Audi 200, mis oli siis nii-öelda sportsedaan või sportversioon, ütleme, teda oli siis nii universaalina kui ka sedaanina. Ja noh, Audi 220 klapilisega selle sportversiooniga oleks mina siis nii-öelda pidanud ju minema Wörtherseele, aga see paraku ei saanud valmis. Sest oli katki? Ei, ta ei olnud katki, ma ise läksin katki tegema teda. Natuke uuendusi peale. Ühesõnaga, mina arvasin, et Audi 100 on nagu mingi 5 aasta jooksul toodetud ühe ja nagu üks sama seeria nagu noh, ma ei tea. Ei, tegelikult see periood oli ikkagi kuskil 10 ja ma saan aru, et see oli ikkagi muutus ajastud. C3-st räägid siis? C3-st, jah. 80 algustes. Ei, no jaa, aga ma mõtlen, et C1, C2, C3 tähendab, et erinevad. Mina mõtlesin, et ongi ainult üks, et Audi 100 on ainult üks. 70-ndate keskelt hakkas pihta ja lõppes ära 100, lõppes ära 95. Siis tuli välja A6 ehk siis nad muutsid oma nomenklatuuri nagu ümber. No nomenklatuur ehk siis kuidas nimetada. Mudelite nimetus. Numbritest tuli täht ja number. Jah, just. Ja siis see on nüüd meil siin mingi vaataja küsimus oli ka veel, eks on ju, et see S4 ja S6 on ju, et mis neil siis nagu vahet on. Üks on siis nagu 100 baasil veel sportversioon ja teine on siis A6 baasil juba ehk siis lihtsalt sisuliselt facelift sellest Audi 100-st ja S4-st ja siis tulid. Aga veel 100-dest ma räägin nii palju, et selle C3 kere peal tehti veel nüüd ka Lux-versioon, mis oli siis Audi V8. See oli siis ärimeestele mõeldud, full nahksisud, automaatkast, püsikiiruse hoidjad, kliimad, kõik siuksed jutud peal, eks on ju. Ja see siis huvitava ääremärkusena selle kere, ta küll veermiku poolest on üks-ühele sama, mis muud 100 quattrod, sest need V8 olid ainult 4-veolised. Aga tolle kere mudeli nimetus oli siis D11. Mis iganes põhjusel. Hästi loogiline. Ma just tahtsin küsida, et kus see loogika on, aga ei olegi, sest et sellele järgnes Audi A8, mille aastaid hiljem, mille kere tähiseks on D2. Ja minul oli D2 kunagi just. Vot, ja siin siis niipidi see oli ja siis noh, nüüd ütleme, kui me veel lähme, siis võtame näiteks kiirelt veel ka B-kered läbi, ehk siis mis hakkasid B1, 2, 3 ja nii edasi kuni B4-ni välja, siis B4-st nii-öelda selle kere platvormi põhiliselt oli siis kõige kangem versioon oli RS2 ja seda tehti ainult universaalina. Ja see kandis nüüd ka mitte B4 kere, vaid PH1. P1 oli, see oli siis Porschega koostöös arendatud auto. See PH1 oli Audis nii-öelda projekti töönimetus. Okei, siis lihtsalt jäeti talle see. Veermik ja mootor on seal Audi. Porsche arendatud. Kere on Audi. Et siis Porsche aitas kangemaks teha. Et sinna näiteks... Sellel B4 universaal Audi 80 põhimõtteliselt. Jah, ehk siis sinna, noh, nagu ikka tavalised sportversioonid on ikkagi natukene ilusamad näevad välja, et... Aga nende nimetus veel ei olnud RS ega midagi siis on? Ei, siis see tuligi RS2 oligi. Esimene RS mudel. Jah, oli esimene, jah. Ja väga nobe ja mingi, mis see oli, kuskil 10 aastat tagasi viskasid nende RS2 hinnad lihtsalt nagu ajuvabalt kõrgesse hindadesse. Selleks oli väga lihtne põhjus. Mudel sai 25 aastaseks ja seda sai hakata importima USA-sse. Jah, just. Ja Euroopas hinnad tõusid 10-15 000 eurot kohe.
nii et aga RS2 oli omal ajal kõige kiirem seeriatootmises auto. oli. Tolle aja F1-ga võrreldes 0-50-ni oli ta F1-st kiirem. Sest 4 vedu, lihtne. Ja nii-öelda sõiduautodes tol hetkel vastast ei olnud ja ta oli kõige kiirem Audi siis. Nii et väga novedaid pille on juba algusest peale teinud ja see siis tuli juba nüüd siis pärandina siis saadud siis sellest B-grupist arendatud mootor, eks ju, ehk siis rida 5 mootor juba ja 20-klapiline, gramm suurem turbo oli seal, selliseid tehase muudatusi seal oli. Aga kui me nüüd sellest 100-st lähme nüüd edasi, siis Audi 100 nii-öelda C4 põlvkonda toodeti vist äkki oli 91–94 ja 95 tuli siis A6 peale. Ja siis sellest hetkest siis läkski niimoodi, et A-mudel on selline nii-öelda standard ja S on siis nii-öelda sport ja siis tuli tagasi ka RS, mis tähendab siis Rennsporti. Ja see on siis tuli nüüd B5 kerega, tuli siis, mis meil siin taga on, tuli siis mängu RS4. See on ka A6 või? See on A4. A4 on see. Aga ta läheb siis ikkagi selle B-kere on see. See läheb B-kerena. Ehk siis ta tuleb B-liinist B1, 2, 3, 4, see on B5 ja siis sealt edasi on samamoodi sportversioon on S4 ja kõige kangem versioon on siis RS4, mis ka täna on juba mine hulluks kui kallis. Aga neid on nii palju? No, niivõrd kuivõrd, jah. Aga... Oleneb millega võrrelda. Nii palju ei ole nagu seda, et siin erinevatel andmetel 96 või 97 tükki on seda sedaan S6 plussi toodetud ja see oli siis nüüd niimoodi, et nad said, ütleme siis S6 peal oli siis nad laias laastus automaadid, manuaalid küll segamini, aga nad ei olnud nüüd nii võimsad kui see oli 240 kilovatti ja need said siis ainult manuaalkastid, kui ma ei eksi. Aga miks teda tehti üldse, et tavaliselt kui nii vähe, et siis tehakse mingil põhjusel näiteks? Tehtigi limiteeritud versioon. Ma olen nii palju aru saanud, et puhtalt selle pärast, et lihtsalt oli võimalus teha. Ja kus juures sa mainisid seda A8 või S8, mis sul oli, siis selle mootor nüüd tegelikult läks ka pisikeste modifikatsioonidega läks siis S või A8 peal. See V8 mootor, mis... okei. Nii et jah, ülivõimekas piil. Huvitavam võrreldes teiste ülejäänud Audidega, et tal on sinised kellad. Jah. S6 plussil siis just. S6 plussil ainult, teistele ei ole. Et eks seal oligi selliseid väikeseid disainimuutusid siit ja sealt, eks on ju, et sisu võib-olla natukene teistsugusem ja mõni üksik liistukene siit seal, mida tõesti peab nagu eraldi vaatama. Mida on niisama kaugelt on väga raske vahet teha, sest ega Wörtersel ka seal ma kuulsin vähemalt saksa keeles väga paljud ütlesid, S6, aga plussi ei kuulnud küll korda sinna otsa. Aga kas välimuselt saad aru niimoodi, teed vahet? Tegelikult, kui sa tead, siis S6 plussil on need väljad, on siukse väikse rändiga. Ja need siin meie selja taga on... Need peaks olema õiged väljad. Siin on kapslid ainult kahjuks puudu, aga... Sa mõtled see rand, mis on seal rehvi ääres on ju üleval? Kodarast välja servani. Kodarast välja servani, jah, vaatad. Et kui tavalisel S6-l need avuse väljad on, kodar tuleb välja välisrandili sirgelt, siis see istub seespool veidi. Selles mõttes, et see nurk on sees. See on siuke... ainus asi sisuliselt, mis väljaspoolt nagu eristab. Kui sa ei näe originaal neid mudeli embleeme, kus on siis väikselt kirjutatud pluss. Mis on veel nagu vahesid, mis näiteks mingil mudelil võib olla, mis see on nii spetsiifiline, et muidu auto võib olla samasugune, aga kas on veel mingitel mudelitel niimoodi? S-idel tavaliselt on see, et tiivad on natuke laiemad, esimesed just. Tagumised. Tuled on teissugused. Et S4 ja S6 vahel on kõige suurem erisus leiab kõige lihtsam on ära tunda eest vaadates, et esituled on, ühel on siuksed nagu kandilised ja A6-l, S6-l on nüüd siis juba natukene siuksed ümaramad, aga see on siuke üsna marginaalne vahe iseenesest.
võib-olla seal mõni kapotijoon on ka siit-sealt, et noh, RS-id on ka RS-iga tuli juba laiemad, just sellised jämedamad koopered ja sellega ma olen juba rohkem kursis, ma arvan, vaatajad ka, need on modernsed, aga just need vanad autod tekitavad nagu küsimusi, aga käime korra selle listi läbi, nii. Audi 100 on siis C1, C2, C3, C4, mis muutus hiljem siis A6-ks, nii, ja siis, aga Audi 200? Audi 200 ei olegi kuskile midagi muutunud. Audi 200 on põhimõtteliselt, kui sa võtad nüüd sellest A6-st alates, on põhimõtteliselt S-mudel. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Et kui oli Audi 100 ja Audi 200, siis A6-l olid A6 ja S6. Audi 200 oli nii-öelda sportlik. Sportlikum. Et võimsam mootor ja siuke nipet-näpet varustus. Et noh, iseenesest see loogika oli ju enne ka olemas, et oli 100, 200, ehk siis 100 oli tavaline, 200 oli sport ja V8 oli luks, on ju. Ja siis tulid A6 oli tavaline, S6 oli sport ja A8, S8 olid lukspillid, eks on ju. Noh, see S8 on siis nagu lukspillist veel sportversioon nii-öelda, et nagu noh, selles mõttes seda loogikat nad nagu jätkasid. Okei, nüüd tundub palju loogilisem. Aga siis on need kupeed, näiteks Audi Quattro vist või see B-grupi. Jah, B2 järel. Need ma saan aru, on nagu jube vähe järgi neid nagu päris autosid. On sellepärast, et kui siin 89 aastal, võib-olla 87 vist oli minu arust see aasta, 86-7 oli siis, kui Audi hakkas neid keresid tsinkima, siis enne seda ei tehtud seda ja B-keredel enamikul ei olnud seda tsinkimist. Ja sinna nad läksid. 80-ndate lõpus. Okei. Pigem. Aga kas neid nii-öelda tänavamudelina ka tehti või vaata, tal oli ju see, et teda tehti mingisuguse homologeeringu jaoks või ma ei tea, oli mingi teema või? See on nüüd sinu pärusmaa, nii mäletad on ju, aga... Ei, noh, Quattro, esimene Quattro oligi lihtsalt Quattro. Oligi mudeli nimi ja seal oli... See oli siis kupee? Jah, kupee kere ja tavalise kupeega erinevus oli siis see, et tal olid... tiibadel need nii-öelda trepiastmed nagu. Jah, sellised ilgelt laiad, kandiline, kõik oli kandiline. Läks välja lihtsalt. Ja et noh, tänavale, kuidas ta üldse jõudis, et oligi siis see, et vaikselt arendati nelikvedu. Et kunagi Saksa sõjaväele tahtsid need erinevad autotootjad ka nagu autosid ikkagi pakkuda, sest turg oli kindel ja hea ja siis Volkswageni grupis arendati Iltise baasil. Aga siis üks härrasmees nimega Ferdinand Piech mõtles, et aga mis oleks, kui paneks sõiduautole selle sama veoskeemi. Aga siis ta oli kinniste lukkudega. See diferentsiaalilukkudega, et ei olnud mingit läbi libisemist ega midagi ja siis oli väga halb sellega sõita. Küll sai sõidetud, lihtsalt hoog pidi suuremale, et kurve normaalselt läbida saaks. Ja siis tekkis meestel juba mõte, et aga mis oleks kui. Aga noh, selle nelikveo arendamisega kõige lihtsam oli see, et anna naise kätte ja vaata, mis öeldakse. Et siis doktor Piech andis oma naisele sõita selle. Ja naine siis ütles, et nii halb on ikkagi sõita, et rool on raske ja auto ei pööra, aga jube hästi käib edasi. Siuke lumest, porist igalt poolt sõidab läbi, aga jah, pöörata on halb. Aga siis tulid sinna lahtised difrid alguses ja hiljem neid täiustati torsen difritega. Aga sealt tehtigi kaasa mõned vähe hoogsamad sõidud. Iltisega käidi näiteks Dakaril. Tehase tiimina lausa Volkswageni poolt. Ja sealt saadi nii-öelda rallipisik natukene sisse, aga... Oota, selle Quattroga käidi Dakari? Ei, Iltisega käidi. Iltisega eraldi. Volkswagen Iltis oli... Sõjaväemaastur, hästi pisikene kerge. Äge pillari. Ja siis, aga sealt oli 78 hakkas vaikselt see Quattro arendamine pihta. Ja siis näitusele toodi see ka lõpuks välja Genfi. 79. Aga ta ei olnud siis veel tootmises, et see oli lihtsalt prototüüp? See oli prototüüp ja sellised eelmudelid, et neid prooviti seal erinevate kerede peal ka, et teadaolevalt isegi esimesed Audi 100 mingisugused said testi mõttes proovida seda nelikvedu, aga seerias seda veel siis ei jõudnud. Aga siis hakati mõtlema ralli peale, aga rallis oli see paha lugu, et tollel ajal reeglid ei lubanud nelikvedu.
ja sellest on Top Gear teinud päris hea kokkuvõte, kus Clarkson näitleb seda FIA aastalõpu koosolekut, kus kõigil on juba kiire ja üks küsimus veel, et need nelikvedu, et noh, selle keelamine, et tühistame selle punkti ära, et sina Audi esindaja, hea küll tühistame ära, ega nagu nii keegi ju ei sõida nelikveoga kuskile kiiresti. Neid ei ole ju kuskil enne. Jah, aga arendused käisid, proua Pihk sõitis ja kiitis ja näitusel tuldi mudeliga välja juba. Esialgu väga suurt lööki ei olnud sellel tänavaautol, sest et ta oli kõvasti kallim ülejäänutest, sest tehnika oli kallis ja nelikvedu nagu hästi ei usaldatud ka. Aga siis esimene ralli, kus Audi Quattro peal oli nullautona, aga huvi pärast võeti tal ka aega. Oleks ta osalenud võistlejana, siis ta oleks võitnud teist kohta 9 minutiga. Täiesti lõpp. Ja aasta hiljem siis umbes niimoodi tehtigi. Aga siis edasi on juba erinevad seal. Ühesõnaga, see nelikvedu on nagu läbi ajaloo siis Audi tõi ta nii-öelda tänavale. Tavakasutusse siis ütleme nagu igapäevasõidu autodele. Ja ma seda mõtlengi, et ma saan aru, kuskil mujal tehnikal on ka olnud nelikvedu episoodiliselt, aga see ei ole massi jõudnud. Aga Audi viis ta massi ja siis see rallis osalemine oli tavainimese mõistes nii-öelda kõige lähedasem sellele, millega sa nagu igapäevaselt tegeled, sest sõideti tavaliste teede pealt väljaspoolt enam-vähem tavaliste autodega. Seni, kuni tuli B-grupp. Millal ja kuidas siis see läbimurre tuli nendel nelikutel, et vaat sa ütlesid, et alguses nagu ei juletud osta ja kallis oli, et kus siis nagu, kas see siis... Aga ralliturundusega keriski ja Audi hakkas seda ka teistele mudelitele panema ja ta levis. Seal kindlasti oli ka see, mis hästi mõjus, oli see spetsiifiline rida 5 hääl, mis tuleb sellest süüteajastusest, et ta teeb nagu sellist, mitte ükski auto ei kõlanud, kõik olid ju kas siis 4-silindrilised, paarisarv, eks on ja siis tuli nüüd Audi, sellega oli ka veel mingi selline lugu, et kaaluti isegi 6-silindrist, aga kuna kere siis nagu ei mahtunud, siis ikkagi otsustati rida 5-ga kasuks. No, sest et tollele Audi oli ju piki mootoriga, käigukast otse selle taga ja nelikveolisel oligi esimene diferentsiaal oli käigukasti sees. Just. Ehk siis kogu mootor oli esiteljest eespool. Jah, tegi sõitmise palju keerulisemaks. Selle kohta olidki kõik need naljad, et mootor on tuled ees. Jah. Et mõelge nüüd, teil on siin, ma ei tea, mis teid kaaluvad umbes 200 kilo äkki või? Kõik see mass on sul üle esisilla ja siis sa pead saama selle auto keerama nagu. Saab. Mida suurem kere on, seda kauem pead ootama, aga saab. Aga B-grupp oli see, mis siis nagu Audi nelikveo ja üldse nelikveo rallisse siis nagu tõi ja jättis. Et Lancia oma 0.37-ga oli viimane, kes ühe silla veoga võitis rallid. Siis tulid edasi neil see Delta integraal on ju? Siis olid edasi juba kõik nelikveod. Kõik olid juba nelikveod. Peale seda enam ei ole ühe silla veoga WRC rallisid võidetud. Ja siis on muidugi see vahva lugu, et kui neil nagu seal lõpuks keelati nagu siis ära, see B-grupp pandi kinni, siis mis Audi tegi? Aga meil võistleda ikka vaja. Quattro nagu toimis, kõik toimis on ju. Aga lähme USA maale. Ja siis läksid USA maale, läksid ringrada sõitma. Ja loputasid seal kõiki, mitte kohe alguses, aga ikkagi ka väga võimsalt ja siis neil oli... Õppisid vasakule pööramise ära ja siis hakkasid võitma. See siis Imsad sõitsid, ovaali peale nad päris õnneks ei läinud, aga Imsa, mis oli, enamus olid tänavarajad ja siis oli see, kus V8-ga sõideti Transam. Seal oli nüüd 200 oli ka vahepeal, et Rinka mudeleid neil USA-s, mis USA-le tehti, oli 3, oli Audi 90 IMSA GTO äkki või. Siis oli Audi 200 Transam ehk siis Transamerica oli selle taga ja siis tehti pärast veel V8-d. Audi V8-st siis nii-öelda reisversioon.
ja siis keelati USA-s nelikveolisega rinkasõit ära. jah. Liiga hulluks läks see? Ei no keegi ei saanud vastu lihtsalt. Aga nagu areneks ise rohkem või midagi? Ei, miks? Ameerika ju. Lihtsam on ära keelata, kui sa ei saa võita. Kui sa vaatad ikkagi, kui esimesed 2 on sama värvi autot Euroopast, millel on salongis pähklipuidust liistud isegi veel alles, et originaal-armatuur, iluliistudega, uksepolstrid, kõik olid olemas. Ja seal oli ju see, et Hans Stuck oli seal vist alguses ja Valter Röölile ta alguses ei tahtnud nagu väga minna sinna, aga lõpuks ikka läks ja võitis, et Valter Rööl on meil siis kõige enne oli siis nagu Audiga pikalt koostööd teinud siis ralliradadel juba ja sealt on siis väga paljude inimeste jaoks Valter Rööl ja tema allkiri autol on ikkagi ikka palju väärt. Aga kas 90-ndatel Audi oli pigem siuke sportlik või siuke luksuslik auto või kuhu kategooriasse ta võis sellel ajal veel minna? Ei no kõik segmendid olid kaetud ju. Nad üritasid, jah. Et aga tegelikkus oli see, et ega Audil oma sportautot ei olnud. Tal olid sportlikud autod, mis olidki lihtsalt võimsad tänavaautod. Samamoodi ei olnud neil tegelikult päris luksusautot, mida selles mõttes ei ole siiamaani. V8-st, Audi V8-st tehti ju ka langversioon D11 kerel, pikendatud, see oli mingi miljon pika tagauksega. Jaa, aga selles mõttes ta ei konkureeri ikkagi nende nii-öelda päris luksusautodega, kui me räägime seal Inglise toodangust erinevast. Et sinna turgu nad ei ole siiamaani läinud ja Volkswagen Audi grupis on ikkagi ära jagatud, kes kus. No nüüd on täna seal Bentley olemas juba. Jah, Bentley on seal grupis olemas, nii et sinna turgu ei lähegi. Siuke rumal küsimus, kuna mina tõesti Audidest väga palju ei tea, et see sportauto, ta ei olnud mingi vooluline, aga see väike kupee mingisugune oli, mis oli hullult kärepill. Ma mäletan mingi 90-ndate ja lõpus, et sellega see oli nagu äge. See oli 80, jah. Ei, olid need kupeed ja S2 seal 90-ndatel olid ka, aga sinna nii-öelda sportlikuma auto või sportauto suunda hakati minema. Esimene nuusutamine oli TT. Jah. Aga mis aastal üldse TT-ga alustati siis? 2000 äkki oli. 2000 oli see esimene, see munakujuline, mis kutsuti suhteliselt kiiresti tagasi. Sest et kippusid pöörama rohkem, kui juht tahab. Siis lisati väike tagatiib neile ja siis nad enam nii palju ei pööranud. Et juhitavuse probleemid olid esimesed, et seal oligi lisati jäigemad stabikavardad ja polnud enam prouad, kellele proovid anda enne autot või? Jah, tuldi otse turule ja siis sealt edasi tegelikult, kui nad läksid juba ringrajal kestussarjasid sõitma. Selle TT-ga siis või? TT oli tänavaauto, aga siis Audi ikkagi tahtis rinkat minna ja tuli prototüüpauto Le Mansi sarja ja mingil põhjusel oli nimeks R8. Ja see oli kas sellest Nuvolarist ideest äkki. Ja selle ideekast siis tuli R8 tänavale, millel ei olnud mitte mingit pistmist selle Le Mansi autoga. Aga ju siis sealt see... Aga nimetus võeti kaasa. Ju siis see üks idee viis teiseni seal nagu majas sees kuskil. Ja siis R8 võib pidada Audi esimeseks sportautoks. Mis on nii-öelda, mitte ei ole kohendatud tänavaauto, vaid on siuke sõiduauto, vaid on ikkagi sportauto. Sest ega kõik need S-id ja asjad, need on välja arvatud siin, kui tulid need juba, ütleme tegelikult Audi S4 ja S6, kõik välja arvatud siis need RS-mudelid, siis need on nagu kõik, mis seal allapoole on ja mis vähegi võimsama mootoriga on, see näeb välja nagu selline täielik sleeper. Ja nagu see, sa ei arvaks, et see suudab Challengeriga sammu pidada, aga väga hästi suudab ja vaata, et sõidab mööda võib-olla, aga kui sellel ka pidamist natuke rohkem oleks, siis mitte, aga ühesõnaga, et nad on täielikult sleeperid ja nende kirekuju on täpselt selline nagu, eks nad sihtisid siukest natukene premium klassi, eks on ja siuke viisakas, eks on ja sile, sedaan, avant, pereauto ja nii edasi, et nad olid ikkagi väga suured autod.
et viib lapsed lasteaeda ja kooli ja siis paneb automaadi või autobaanil kellad paremale ja tempokalt, et nii on. Aga noh, skandaale kui selliseid on Audil ikkagi, paistab siis olnud veel, on ju, et kui see TT-ga ja siis mäletan enda selle mudeli pealt, et sul korra oli üks küsimus ka, et miks siis see 200 kuskil ära kadus, et üks suur põhjus sellele oli see, et USA-s oli neil nüüd siis USA versioon sellest 100-200-st oli siis 5000 nime kandis. Ja see 5000 oli siis, kliendid kurtsid auto iseenesestlikku kiirendamist ja siis oli seal hästi-hästi palju kohtukäisse sellel ajal, kõik saatsid oma autot sinna, ühinesid, kõik siuke class act on ja lõpuks midagi ei tõestatud, nagu viga tehasepoolsed, aga kahju oli juba nii palju tehtud ja ma arvan, et sealt poolt tuligi siis see rebranding A-dele peale üle. Viga remonditi USA-s ära. Nii. Pandi suurem piduripedaal ja viidi pedaalid 5 sentimeetrit rohkem lahku. Sest nad olid ikka nagu päris nagu koos. Ameeriklane ei suutnud kahe pedaali nagu erinevusest päris hästi aru saada. Oma suure jalaga seal toona juba siis ei saanud pihta keskmisele pedaalile. Aga mis on nagu tema ajastu kohta või milline on kõige fenomenaalsem või siuke ägedam või kõige parem Audi? Noh, ma mõtlen, mis parasjagu ka tema aastal oli nagu, et mitte, et mis sa täna tagasi mõtled, vaid mis nagu võis olla kõige siuke revolutsioonilisem? No, ma ei tea, eks siin tuleb ikkagi alati see ralli jääb ikkagi peale selles mõttes. Suure tõenäosusega ikkagi jah, just see nelikveo nii-öelda massi toomine, et ega seda ilmselt saabki lugeda Audi kõige suuremaks nagu silmapaistvaks panuseks nagu kogu auto ajaloos. Et isegi sportauto R8-ga nagu ei ületa seda. Ta on lihtsalt jälle sportauto, milliseid on maailmas toodetakse tegelikult ju erinevaid kümneid ja kümneid. Et selles mõttes ta ei paista eriti silma kuidagi, aga nelikvedu, kui 80-ndate alguses hakkas nagu massidesse tulema, siis mõned aastad tagasi sai siin Audi maaletoojatega juttu aetud, et siis praegusel ajal on tootmismahud sellised, et enamus Audisid, mida toodetakse, on nelikveolised. See on ikka kardinaalne muutus nii-öelda kõikide nagu mõttemaailmas või niipidi on, et kui sul on ainult esi- või siis tagavedu on ja siis tulebki lihtsalt üks veoskeem juurde, et see on päris fenomenaalne muutus ikkagi, mille on siis üks ettevõte oma ajaloos siis toonud auto. Ja täna toodavad ju kõik nelikveolisi autosid. Kui palju on siis seda, kas seda on ka kopeeritud nagu siis Audi pealt keegi näiteks, kuidas see, ma ei tea, kas teie teate, et kuidas see nagu teistel tootjatel läks, kas nad kopeerisid Audi pealt või nad hakkasid ise aretama midagi täiesti nagu oma... idee oli olemas ja siis hakati erinevaid tehnilisi lahendusi proovima, et Audi ise on ka proovinud erinevaid asju. Et seal viskodifritega, mis on läbi libisev, kuni õli siis ühel hetkel ei lase enam läbi libiseda, või siis on erinevad mingi planetaarhammasrataste süsteeme, hüdraulilisi veojõu jaotused, neid variante on nii palju ja tänapäeval on ju elektrimootoritega veel igal rattal oma mootor ja juhi, kuidas tahad seda. Aga võtta siin teised veel, Subaru, eks on ju ka päris algusest ikkagi väga algusest peale ainult neliveolisi ju tootnud, ja seal juures veel pideva neliveoga, mitte siis selliseid, millel sul, nagu sa ütlesid, et nagu Haldex lahendus oli, et vaiksel sõidul sul tagarattad lihtsalt veerevad kaasa nagu esiveolisel autol ja rohkem gaasi vajutades siis rakendub või läbi libisemise hetkel siis mingi X ajaga siis rakenduvad tagarattad ka tööle. Seda naerdi ju Volkswagenitel, et siis kui Haldex rakendub, siis oled juba kinni. Juba oled kinni, jah. Et siis seda küll tehti päris palju ikkagi siin Audi meeste poolt maha, et ikka päris nelivedu oli siin Volkswagen Passatitel ja asjadel ka veel ikkagi B5 kere peal viimane, et peale seda tulid juba
juba need Haldex lahendused sinna peale, et mis lihtsalt vajas natukene ümbersõitmist ja ilmselgelt nad ei olnud enam nüüd nii sobilikud kuskile lõbutsemiseks või noh, ma ei tea, nagu me siin nooredna kasutasime teda, käisime jääradadel sõitmas nende vanade suurtega, et ilgelt oli vaja. Siis üks vaataja küsimus oli veel, et miks Audide omanikud nii Audides kinni on? Et mis värk sellega on? Sama võib küsida tegelikult ka BMW meeste ja mingite Volvo entusiastide kohta. Miks see on nii, et miks me jääme oma mingisuguse asja külge? Ma arvan, et minul oli see, et esimene Audi mul oli siuke õnnetu 1,8 see mootoriga 55 toorest kilovatti, esiveoline 80. No, see oli hirmus oli. Aga samas järgmine oli juba 100 kilovatine nelikveoline 90 ja siis see kuidagi nagu sümpatiseeris, et see auto oli ju hea, ta nagu väga ei lagunenud õnneks ja tol ajal käis nagu oma jõud siuke lihtsamatest remontides ilusti üle ka, et nii et ja nelikvedu. No sina sõidad täna BMW-ga. Nelikvedu. Et see on ikka jäänud jah, selles mõttes, aga ma ütleks selle küsimuse vastuseks, on kaks asja, et mida ma siin võiks mõelda, et üks asi on vanus, näiteks minule, olles terve siis oma auto nii-öelda pedenduse aja, eks on ju, siis ma olen kusjuures ka üsna, mina ei tea, hiline õitsja või midagi või, sest mul oli, ma sain esimese Audi, ostsin venna käest ära, siis kukkusin seda remontima. Vend ütles, et ma ei ole 5 aastat midagi remontinud, et mis mõttes sul läks katki kohe. Okei, ma kõik vedrustasid kõik asjad. Ta oli Audi 90, siis ta oli punane, ka rida 5 mootoriga, küll 2.3 juba on ja siis järgmine tuli nüüd mul, mis mul tänaseni alles on, ehk siis esimese auto ma sain, mis siis oli 2000, ma ei tea, 6-7 või, ehk siis umbes sellest ajast siis oligi, hakkasid otsima lihtsalt, et kuidas remontida ja teha ja siis oli foorum. Eesti Audi klubi foorum oli siis nagu ja korraldati üritusi ja siis juba vaatasid, et kellelgi mis pillid seal S-id ja 200-d ja vau, on ju. No ja siis kunagi tuli Tartus autoaias müüki üks punane 200, mis oli, eelmine auto oli ka punane, siis sellel oligi siis 4 vedu oli lisaks 200-l ja siis, mis seal veel oli, mäletagi, ühesõnaga turbomootor ja kõik asjad. Et need olid nagu, see vahe nagu oli ja siis ma lihtsalt olen nagu jäänud selle peale. Aga ma ütleks, et see on vanus, sellepärast, et mulle on täna näiteks väga meeldima hakanud E30. Et väga vahva on vaadata, mõnus ka jällegi selline omapärane, kandiline, eks on ju, seal need Evo versioonid veel, mis olid kõik, on ju, Mersud samamoodi samast ajast, on ju, rinkapillid, kõik, see visuaal on ikkagi nagu sellest ajast, et mida sa ilmselt oled ka nagu näinud, kõik need autod, BMW, Mersu, seal Alfa Romeod olid ju ka DTM-is ja sealt ju jäi väga palju mõjutusi. Kõik võistlesid ja olid ju tegelikult ka see disainijoon tol ajal oli suht sarnane, et oli tänavaauto oli nii-öelda silendate külgedega ja siis võtad M3, Audil see Ur4, Mersul see 190 Evo, et nendel oli kõigil siis kandilised laiemad tiivad, et see Lancia täpselt samamoodi. Et kui pimedas võid täitsa Lancia ja selle Ur4 nagu segamini ajada. Võib juhtuda. Aga siia tõmbame otsi kokku ja lõpukas, et mis on veel nagu Audil täitmata või tegemata või mis teie arvate, mis võiks veel nagu läbi käia neil sealt tootmisest või? Ma ei tea, see sisse ehitatud lühiealisus võiks nagu hakata vaikselt jälle mõneks ajaks ära kaduma, et sa enne just ütlesid, et ma sõidan Bemmiga, sellepärast sõidangi. Pole midagi. Sellist autot, millega nagu tahaks sõita, Audit tänasel hetkel ei julge osta. Et nii tuttavad kui sõbrad siin, kellel on, et siis ikkagi remondifirmades teretavad ikkagi eesnimepidi seal töötajad. No seda ka üks meie vaataja kirjutas meile, et ei aga ongi, ma ütlen, see on kui sa vanasti said võtta kõiki asju teha niimoodi, et sa ei pea mootorit ega kasti maha võtma, kui sul just ei ole sealt, ma ei tea, Ventvali tagumist simmerit vaja
võtta ära siis või vahetada, siis sa pead nagu ühe või teise maha võtma, aga kõik rihmaliin või ketiliin on siis kolinud sinna keskele ja noh, remondi aeg sul 3-sel diislil või V6 diislil on mingi 24 tundi. Kuule, see oli juba minu selle T2-ga niimoodi selle A8-ga, et ma vahetasin seda klaasipesu veepaaki. Pool autot lahti võtnud selle. Esitiid maha, ratas maha, kõik eest ära, head mootorit veel maha ei võtnud, aga see oli mingi 5-6 tundi, et sa ühe klaasipesu paagi tahad ära vahetada. Insenerid on lastud korralikult nagu möllata ja kindlasti on mingisugune hea põhjus, miks need niimoodi peavad olema, et aga mul üks idee või üks küsimus tuli endal veel, mis ma hakkasin mõtlema, et võtta Audidel on tehtud neid alumiiniumkeresid. Mis te sellest oskate, mis põhjusel neid tehtud on, miks on neid tehtud ainult 2 mudelil vist, A8 ja siis see pisike... Audi A2, jah, see oli ka niisugune huvitav leiutis seal vahepeal neil. A2 oli Audil ökonoomne linna ja linna lähiauto, mis oli mõeldud ja mis oligi tegelikult väga ökonoomne. Eriti see 1,4 diiselmootor. Aga miks on neid alumiiniumkeresid just nendel 2 autol? Aga miks see, aga selles mõttes neid teisi autosidki ju. Tegelikult ma ei tea, nii palju kui ise olen sõitnud selle, mis on siis T4 või T5. Tehnoloogia areng ja seal on kindlasti ka mingisugused, kindlasti mingid piirid tulevad ette, et miks seda nüüd nagu väga laialdaselt nagu teistele mudelitele jätkatud ei ole, et tugevused ja kallim on toota raudselt. Et idee on muidugi hea. Ma lihtsalt mõtlen, et äärmus on suur, et see pisike, see Audi ja siis A8 nagu on niisugune luksusmudel. Seal aetigi lihtsalt kaaluvõitu taga. Selle pisikesele? Sest et noh, ta näeb välja nagu, kes näinud ei ole, siis BMW i3. Jah, sisuliselt küll, jah. Samasugune näeb välja. Et siuke pitsanoad on all, siuke kergelt, ma ei tea, kokku pressitud kere veidi kõrgusesse, et inimene ka ikkagi sisse mahuks. Selline piisavalt pisike. See oligi mõeldud kuni 50 kilomeetrit korraga sõitmiseks. Ehk siis mida täna teevad elektriautod. Ja kuna tahetigi saada sellist ülimat ökonoomsust, siis tehtigi alumiiniumist, et võimalikult kerge oleks. A8 puhul alumiinium tuli mängu sellepärast, et ka kergem. No, suur ja seal oli, kuna see oli nii kallis auto, siis seal sai lubada lihtsalt kallimate materjalidega. Klient maksis kinni selle. Klient maksis kinni ja kuna see oli 90ndate keskel, siis tsinkimine oli siuke nii ja naa, aga alumiinium sellisel kujul ei roosteta nagu terasplekk roostetab. Et mängiti natukene ka selle peale, et saada kliendilt rohkem raha kätte. Ma ei tea, on teil endal midagi pähe tulnud, et lisada? Minul on nüüd küsimused otsas. Ma sain oma need asjad teada, mis mina isiklikult tahtsin teada. Aga ma arvan, et me võime välja pakkuda, et vaatajad võivad ise kirjutada mingeid küsimusi ja siis me saame sinna nii palju vastata, kui me oskame. Pärast Wikipediast vaatame, mida vastame. Tõesti, et kui on mingeid küsimusi, et siis nagu kirjutage siia alla, ma arvan. Ja kui teil on veel mingid ideid, mis saateid me võiks teha, selliseid just erisaateid, nagu praegult oli mingi Audi teemaline, vabalt see ei pea olema nagu autopõhine, see võib olla, ma ei tea, mis iganes. Ja, et ilmselt on endalgi huvitav kaevada võib-olla mõne teise automargi ajalukku ja leida sealt mingisuguseid huvitavaid fakte. Täpselt. Et siis leiame ka kindlasti inimese, kes oskab sellest päriselt huvitavalt ka rääkida. Ja. Kindlasti, jah. Et kirjutage ka ettepanekud sinna alla ja kutid, aitäh teile. Lähme nüüd sauna ja võtame ka piisad kaasa. Jah.